üksi elavale isikule või siis pereliikmele meie toimetuleku toetus on 220 €, mis nüüd alles 1. jaanuaril tõusis 20 €, tervelt 20 € võrra. Aga võib-olla te saate nendele inimestele, kes elavad toimetuleku toetuses, mingisugused suunised anda. Nagu umbes te õpetasite, kuidas tanklas käituda, kui te ütlesite, et ärge hinda vaadake, tankige ja ongi kõik. Et kuidas need inimesed peavad hakkama saama selle 200 € ja kas te saate aru, mis see 200 € on ja kas olete nagu ise ka proovinud selle rahaga ära elada? Aitäh! Ma soovitan hindade pärast mitte nii palju põdeda, et tasub vaadata üldist hinnatõusu. See on praegu sel aastal prognoositud näiteks 4%. Tanklahinnad on ka langenud, aga ärge keskenduge hindadele, keskenduge tuludele. See soovitus võiks mul küll olla. Ka poliitikud võiksid rääkida suuremast pildist, tulude ja hindade kasvu dünaamikast ja olla selles mõttes aus, et nad ei räägi inimesi ise vaeseks, kes vaesed ei ole. Osad inimesed on vaesed, aga need inimesed üldiselt väga tanklasse ei jõua, ma võin teile kinnitada. Päris vaesed ei jõua tanklasse.